Alates hingedepäevast saab Niguliste muuseumis vaadata väljapanekut Suremise kunst, mis keskendub kirikukunsti kaudu kesk- ja varauusaegsele mälestamis- ja surmakultuurile. Tänases saates oleme Nigulistes, kuid igavikuliste teemade üle mõtisklemiseks tõstame aukohale Hermen Roode altari. Tunneme huvi, kuidas on tänapäeval võimalik ära tunda ja lahti mõtestada umbes 3 tosinat pühakut, kes maalituna või skulptuurina keskaegsest mõttemaailmast tunnistust annavad. Samuti uurime, kui hästi see äärmiselt rikkalik ja mitmekesine, rohkem kui 500 aastat vana kunstiteos ajahambale vastu peab. Lokaalselt Eesti Kunstimuuseumi ja globaalselt maailma kujutava kunsti ja kirikukunsti üks olulisematest teostest on praegu teie ees, Hermen Roode altar. Nagu te näete, on altar vaadeldavas seisukorras, ehk mitte öelda heas seisukorras. Kujund on selge ja ka ilus. Loomulikult see teekond on olnud keeruline, on ju Tallinn sõdade tallermaa olnud ja teiselt poolt praegusel juhul ekspositsioon Kunstimuuseumis on tema eksistentsi kontekstis puhkepaik. Niguliste on suhteliselt õnnelikus seisus. Selle kohta on säilinud Niguliste keskaegne arveraamat ja seetõttu on päris täpselt teada, et 1478 on alustatud selle töö teostamist ja et on tellitud Lübeckist, Saksamaalt, Hansalinnade keskusest ja spetsiaalselt selle kiriku jaoks siis siia, mis oli üks alllinna koguduse kirikutest, valminud 1482 on ta juba siin Tallinnas ja olnud peaaltariks siis Niguliste kirikus kuni 19. sajandini. Kaasaegsed tehnilised vahendid, ka töö arhiivis ja vabastamine kultuurikihist võimaldavad selles Hermen Roode kui meistri, kui töökoja omaniku, kui kunstniku olemusest selgitada, mida, millal tema tegi, millal tegi töökoda. Vähemalt praegu julgeks niimoodi öelda, et esimesed jäljed on lootustandvad, on õnnestunud rea uuringute läbi avada Hermen Roodele omaseid jälgi, käekirjatunnuseid ja teiselt poolt ka eristada meistri töökoja tunnuseid, tehniline kunstiajalugu, kus nii kirjalike jälgede kui stiilikriitilise analüüsi ja tehniliste vahenditega uuringute komplektis summeeritakse teose materiaalne lugu ja kujundi moodustamise ja elamise lugu. Olulised on mitte ainult, kuigi kõigepealt just valmistajate, autori jäljed, materjali kasutus, aga teiselt poolt ka jäljed, mis on aeg jätnud teosele, nii paatina ehk materjali muutus ajas, pragude, võrgu, ladestunud mustuse, paranduste, ülemaalingute eristused, kõik see vajab analüüsi ja kokkuvõtet ja niisuguse sünteesitud teabe kokkuvõtteks kinnitub meistritöö olemuse tähtsaim attributsiooni kontekst. Renessansi ajal olid need ateljeed tohutult suured, aga keskajal, kas on teada ka, kui palju seal ateljees võis olla talabilisi? Mul hetkel ei ole nii täpset teavet Hermen Roode töökoja kohta, aga erinevate tõlgenduste ja niisuguse loogika järgi, mis on üldiselt teada, oli töökojas kõigepealt manager või inimene, kaasaegses mõistes siis manager, ehk inimene, kes võttis vastu tellimusi, kujundas kõike, mis selle tellimuse täitmiseks
vajalik oli, ehk läbirääkimisi tellijaga, materjali muretsemine ja nii-öelda konkreetse töö organiseerimine. Tööd tegid mitte ainult nii-öelda peakunstnik, kes hoidis pintslit või muud töövahendid käes, vaid kindlasti meistrid ja meistrite abilised. Meistrid tegid tähtsamaid tööosi, sellid ja abilised valmistasid ette materjale, tegid võib-olla tooriku puidulõikes. Väheusutav on, et Hermen Roode suutis ise nii ulatusliku teose kõikides osades töömehena kaasa rääkida, aga oma kogenud ja professionaalse silmaga ja tõenäoliselt ka oskusega suutis kontrolli all hoida kogu tegevust. Seda enam, et need uuringud, millega me praegu oleme toime tulnud, näitavad, et Hermen Roode oli meister, kes valdas pintslitööd niisugusel määral, et ta markeeris ära kompositsiooni suhteliselt detailselt. Näiteks alusjoonistuses tuleb välja puhkava pühaku toasussid, mis alusjoonistuses on suhteliselt täpselt tooli ja voodi vahel, samuti tualettpott. Maaningu tegemisel loobuti nende kujundite kasutamisest, juus oli siiski kas liialt detaili täpne või ei pidanud tellija seda nii oluliseks. Meil on siis kujunenud hetkel traditsiooniks ja avada see teos siis täies hiilguses publikule 3 korda aastas. See on kõikide pühakute päev, 1. november ja siis on 2 Püha Nikolase päeva ehk Nigula päeva Eesti kalendri järgi, see on 6. detsember ja 9. mai. Et miks see nii on? Vaadake, selle teose restaureerimisprotsess jäi pooleli. Ja kuna tema töö on ikkagi niivõrd suur ja mahukas ja ka Eesti spetsialistide hulk ei ole piisav, siis selle tööga ja selle restaureerimisega me tegeleme edasi. Aga et see protsess jäi pooleli ja see on see põhjus, et me ei saa just nimelt selle teose enda säilimise huvides seda igapäevaselt niimoodi liigutada või lahti hoida. Praegusel juhul siis selline võimalus ainult siis 3 korda aastas seda täies hiilguses avatuna imetleda. Teie ees on avatud kapiga altar, millel olevad jäljed võivad üllatada, võivad segada vaatajat, aga teiselt poolt jälle see on hetkel seis, mis võimaldab tunnistada väga teadlikult organiseeritud konserveerimise, restaureerimise protseduure. Konserveerimine, restaureerimine, mida alustati 1970. lõpus, 78-79 Moskva restaureerimise teadusliku uurimise instituudi poolt, hakati läbi kunstniku teadaolevate teoste, tehnikate, seisundite võrdluse järgi põhjendama neid valikuid, millega saaks konserveerida nii erinevat maalingut ja pindu, kullatis, liimvärv, temperavärv. Näiteks kriidi ja loomse liimi ühenduses moodustunud värvaines on hetkeks kaotanud peaaegu oma koospüsimise võime ehk liimumist sellises kvaliteedis, nagu see algselt oli, enam ei toimu. Ja Moskva konservaatorite tunnustuseks võib öelda, et nad ei pingutanud
toimingutes üle, ei kasutanud tol hetkel teadaolevaid konservante, vaid jätsid ka mõned piirkonnad ootele. Näiteks siin näete just niisugusi pindu, mis on tõesti mustalt lagunenud ja alles viimastel aastatel, käesoleval uuel sajandil, võin öelda, et on leitud sobivaid konservante, mis võimaldaksid niisuguste pindade mitte ainult puhastuse, vaid ka just nimelt konserveerimise, nii et see sajanditeks säiliks. Need leitud tükid, mis mul iga-aastasel kontrollil on silma puutunud, olen ma kokku kogunud ja me võime tulla siiapoole ja kuupäevaliselt pannud paberi sisse väikesse ümbrikusse, mida siis tulevikus on võimalik vastavalt piirkonnale jälle ära kasutada ja taastada siis selline vorm ja ka koht, kust see tükike pärit oli. Kas siin on neid kujusid ka mingite sajandite jooksul üle värvitud ja selles mõttes on muudetud oma ilmet? Kõigepealt oli muudetud nende kujude asukohad. Kõik sümbolid, kindlad sümbolid, mis konkreetse kuju asukohta määratlesid, on nende kujude selja taga. Asukohad on määratletud algselt meistri enda poolt. Seda on tunnistatud, et Hermen Roode käekiri on nendel alusjoonistuste, markeeringute peal tuntav ja see on üks olulisematest faktidest. Loomulikult liturgiline altari elu ja eksistents võisid suunata mõningatele asukohtadele muutustele, mida me oleme kaasajal püütnud tagasi kerides või taastada siis vastavalt nendele jälgedele. Alumise rea, nii mitmedki kaod Predellas on hoopis uute skulptuuridega nähtavaks moodustatud. Näete originaalset ja käesoleval ajal ka juba puhastatud skulptuuri ja uut. Ehk sajandid hiljem valmistatud asendusskulptuuri. Tahmavärvi pintslitöös maalitud sümbolid on võimaldanud kunstiajaloolastel ka kujusid identifitseerida. Näiteks 4 naispühakust kõige vasakpoolsemat figuuri pidasid varasemad uurijad püha Hedvigiks. Skulptuuri taha alusjoonisele oli meister Roode visandunud pühaku atribuudi, salvidoosi, mis on aegade jooksul materiaalsel kujul kaduma läinud. Salvidoos lasi kunstiteadlasel Anu Männil selgusele jõuda, et kujutatud on hoopiski Maarja Magdalenat kahetseva ja vaga naisena. Ta kannab lihtsaid rõivaid ja tema pea on kaetud, nii nagu tema kõrval olevatel nunnadel ja lesknaistel. Ent erinevalt teistest paistavad Maarja Magdalena pearäti alt tema kuldsed kiharad ja tema kael on paljastatud. Need detailid viitavad Maarja Magdalena varasemale elule, kui ta oli veel lõbunaine. Ka sotsiaalajaloolised andmed toetavad selle figuuri identifitseerimist Maarja Magdalenana, sest Maarja Magdalena oli hiliskeskaegses Tallinnas tuntud ja armastatud pühak. Seevastu Silesia kaitsepühakul püha Hedvigil polnud Tallinnaga midagi pistmist. Kuidas me vaatame tänasel päeval need keskaegsed töid, et meie ees on ju tegelikult see ajalooõpik. Meil ei ole säilinud mingisugust pildimaterjali muud kui ainult taolise maalid ja me näeme just selliseid riideid või arhitektuuri või mis iganes väiksemat detaili, mis on just iseloomulik sellele ajale, mil see teos on valminud. Et keegi ju neist kunstnikest ei ole oma silmaga näinud, mis nagu Nikolaus oli, siis teatud näotüübid, et me näeme siis vaadates edasi Nikolause legende, kuidas on surnud vana Müüra linna piiskop ja Nikolaus saabub palverännakult koju ja suundub otsamiteed kirikusse, kus teda siis juba oodatakse, sest et need
mehed seal on saanud ilmutuse, et Nikolaus peab olema järgmine piiskop, teda õnnistatakse ametisse, päästab ta merehädalisi kaupmehi. Jällegi me näeme, kuidas seda taolist pühaku tüüpi tehakse arusaadavaks just nimelt tolleaegsele inimesele. Kuidas me näeme sellist kaubalaeva, sellist kaubakogemist siin Hansavetes sõitis ringi, et tolleaegne Niguliste koguduse liige ja inimene, kes siia kirikusse tuli, mõistaks, et Nikolaus ka teda kaitseb ja teda aitab, kuna need olid ju meremehed ja kaupmehed. Mustpeade vennaskond ja Suurkild on siis need, kelle vappe me siis selle laeva küljel märkame ja ühtlasi ka palve neile siis Nikolause poole, et nende meresõit oleks alati turvaline ja et nad oleks hästi hoitud. Siis Nikolaus päästab seal rändkaupmehi kindlast surmast, ilmub ta Rooma keiser Konstantinusele, palub vanglast vabastada 3 ilmsüütud vangi mõistetud meest. Ja siis keiser võtab Nikolause palvet kuulda, vabastab need mehed. Niguliste koguduse hulka kuulus väga erinevaid kihistusi või organisatsioonide liikmeid. Siin olid ju meremehed ja kaupmehed ja Mustpeade vennaskond oli Nigulistega seotud või Suurkild, aga ka näiteks Lihunike kild ja mitmed teised. Ehk siis taoline peaaltar ja kogu see pildiprogramm pidi olema vastuvõetav kogu sellele tervikkogudusele ja Nikolaus seetõttu on täiesti õigustatud, et temast nii palju pilte on siia maalitud ja ka teine pühak, vapper sõjamees Viktor, keda me siis näeme järgmisel 8 pilditahvlil kujutatud, on siis siin kujutatud oma legendidega, nii et 8 ja 8 ja tegelikult on see väga põnev, et ühel külles me näeme kiriku kaitsepühakut ja siin samas kõrval siis juba linna kaitsepühakut. Miks just tema oli Tallinna kaitsepühak? Ja võt sellele on üritanud siin mitmed ajaloolased nüüd tähelepanu juhtuda aga tegelikult ka sellele ühest vastust ei ole hetkel vähemasti mitte. See on üks näide sellest, et kuidas tihti me näeme selliseid eriskummalisi pühakuid või pühakuid, kes Lääne-Euroopa kontekstis ei olnudki võib-olla nii olulised tervikuna, vaid nad olid teatud piirkondades ja ka tegelikult võib väita, et ka Saksa aladel on Viktor olnud kõrgesti austatud pühak ja võib-olla ka sealt kaudu on tulnud tema kultus siis ka siia. Roode altaril on väga palju erinevaid pühakuid, ta on pühendatud Püha Nikolausele, aga seal on terve sisemine külg on täis pühakuid ja erinevatel kirikupühadel siis avati neid tiibu. Ja nüüd räägiksime siis, kuidas kiriku või religiooni seisukohalt, et miks olid pühakud olulised või miks on siiamaani, kes on need pühakud? Esiteks peab ka ütlema, et kirik või katoliku kirik ei kummarda pühakuid ega ka Neitsi Maarjat. Meie kummardame Jumalat ja meie austame pühakuid ja nende seas muidugi Neitsi Maarjat, seetõttu Eesti on ka Marjamaa, nii on pühendatud Neitsi Maarjale. Ja miks meie austame pühakuid, tegelikult see, mida kirik teeb, on kuidagi selle kaudu nagu tänada Jumalat selle töö eest või selle tema tegevuse eest nende inimeste elus, kes on eriti eeskujulikul viisil elanud maa peal. Seetõttu võib öelda, et see pühakute austamine ei ole midagi, mis oleks nagu eraldi, ütleme, Jumala kummardamisest, vaid see on üks osa Jumala kummardamisest, see on just austada ja kiita seda, mida Jumal teeb inimeste sees. Kui meie kiidame Jumalat sellepärast, et ta on loonud seda maailma, mida meie näeme ja loodust ja nii edasi, siis veel suurema õigusega meie kiidame teda selle eest, mida ta teeb inimeste elus ja inimeste südames ja eriti võib-olla need inimesed, kes on olnud eriti eeskujulikud. See on siis pühakute austamise mõiste. Ja traditsiooniliselt me ütleme, et kirikus või meie leiame pühakute elus või pühakute elus on nagu 2 erinevat aspekti. Üks on see, et nad on eeskujud ja piisab lugeda
pühakute elulugusid, et seda näha, see ei tähenda, nad on täiuslikud inimesed, näiteks Aurelius Augustinus, kelle pihtimused on olemas eesti keeles, väga hea raamat, kindlasti eeskujulik, eriti elu alguses ta ei olnud, aga see on väga ilus näha, kuidas inimene on kogu aeg otsingul ja teatud ajal tema elus ta leiab seda, mida ta otsib. Siis nad on eeskujud ja teine aspekt on see, et nad on eestkostjad. See on rohkem seotud katoliku kiriku teoloogiaga, sest tähendab, mõte on selline, et Jumala ees meie ei seisa kuidagi igaüks eraldi. Muidugi igaüks vastutab oma tegude eest, aga me oleme ka nagu üks pere Jumala ees, oleme solidaarsed oma vahel ja seetõttu meie saame ka palvetada üks teise eest. Ja elavad võivad ka palvetada näiteks surnute eest ja nii edasi. Ja seetõttu meie pöördume, ütleme, pühakute eestkoste poole, nii nagu meie ühes perekonnas meie pöörduksime vanemate vendade ja õdede poole, et nad paluksid meie eest. Räägime tagasi keskaeg, siis et pühakute elulood olid kõigile teada ja ka valiti iga kogukond, iga ametkond valis endale mingi pühaku, kes siis oli nende eeskostja, ilmselt selle sõltuvalt siis pühaku eluloost. Ja. Aga tänapäeval võib-olla on see side või niisugune teadmine kadunud, et kas tänapäeva katoliku kirikus üks tavaline kirikus käija ka pöördub teatud palvega teatud pühaku poole? Ja ma usun küll, et ta pöördub. Muidugi keskajal nagu igal ajal kiriku ajaloos oli nagu erilised traditsioonid ja kombed, mis võib-olla praegu ei ole nii populaarsed nagu see, et teatud gildil või teatud liidul oleks üks kaitsepühak, aga näiteks ristinimi, see nimi, mida võtavad nagu need inimesed, kes saavad ristitud. Ristinimi ei ole midagi muud kui kaitsepühaku nimi. See tähendab, et lisaks sellele päris nimele, või see võib tegelikult olla ka seesama päris nimi, aga see kristlik nimi on ju see mõte, et keegi taevas on pühak, kellel on sama nimi kui mul on ja kuidagi ma pöördun tema poole. See on selline komme. Teatud pühakud, kes on meile võib-olla eriti lähedased, kas nende sõnade pärast või nende elu pärast või isegi elukutse pärast, siis on loomulikum, et meie pöörduksime nende poole. On teada eriti peale reformatsiooni ja Luteri kirikus ja teistes kirikutes ka on teatud aega vähemalt olnud teatud negatiivne suhtumine pühakutesse. Ma arvan, et kõik kristlased tunnistavad seda, et on kindlasti inimesi, kes on olnud eeskujulikud, kes on veel meile eeskujuks, nii et see aspekt on üsna ühine. See nad võiksid olla eeskostjad, muidugi see on pigem see nagu katoliku kiriku ja mingil määral ka õigeusu kiriku veendumus. Ja see on reaalsus. Mina ise, ma sageli pöördun pühakute eestkoste poole. Ma ei karda seda välja ja ma tunnen väga sageli just selle eestkoste, nende palve, kuidas öelda, võimu. Mitte, et palve ise otse, kuidas öelda, palve iseenesest ei ole mingisugune energia, aga kui pöördumine Jumala poole, siis me tunneme küll, et pühakute palve on tõesti väga mõjuv. Nüüd oleme niisuguses ajas novembrikuus, 1. november on kõikide pühakute päev ja katoliiklikus maailmas on see 1. november suur püha. Inimestel on vaba päev ja kust tuleb see kõikide pühakute päev, miks just 1. novembril? Tähendab, see on väga lihtne, see tuli lihtsalt sellest, et kui te vaatate, kui palju pühakuid on kiriku kalendaris, siis neid on palju, aga mitte ka tuhandeid, paarsada või midagi. Nii et see on õnneks on päris selge, et taevas Jumala juures on palju rohkem pühakuid kui need, kes on praegu meie kalendaris.
seetõttu juba väga ammu, sest kõikide pühakute suurpühas on selline väga vana suurpüha katoliku kiriku kalendris. Väga ammu kirik otsustas, et oleks selline päev, kus meie kuidagi nagu austame ja kiidame Jumalat selle eest, mida ta on teinud kõikide pühakutega, kes ei olnud kalendris, aga kes siiski viibivad tema juures. Ja selleks siis valiti üks kuupäev, see oli see 1. november. See on kõikide pühakute suurpüha ja eriti nende pühakute suurpüha, kelle nimi ei ole kalendris ja ei ole kunagi, sest lihtsalt kalendris ei saa olla rohkem kui 365 nimi. Nii et seetõttu. Kõik ei ole mahtunud. Ja, kõik ei oleks mahtunud ja loodetavasti pühakuid on Jumala juures miljoneid ja miljoneid, nii et nii palju kui on võimalik, kuna see on Jumala tahe, et me oleksime pühad. See on Piiblis isegi kirjas. Nii, ja kuna see oli see 1. november, siis järgmine päev, aga võib öelda, et see on just nagu tagajärg sellest. Järgmine päev, kuna ühel päeval meie siis tähistame ja austame neid pühakuid, siis järgmisel päeval meie palvetame kõikide lahkunute eest, olgu nad pühakud või mitte. Ja siis on see 2. november, see on see hingede päev, mis on ka väga tähtis päev ka katoliiklikes maades. Lihtsalt siin arvestades ju selle luterliku traditsiooniga on nii, et peale reformatsiooni see 1. november enam ei olnud suur püha, aga 2. november, kui surnude päev on püsinud. Ja katoliiklaste jaoks on palve surnude ees on armastuse tegu, üks suurimaid, sest nii nagu on armastuse tegu hoolitseda oma haige ema või isa eest näiteks, siis veel rohkem on armastuse tegu palvetada nende hinge ees, kui nad on juba siit ilmast lahkunud. Tihti me loeme seda, kuidas muutub luterliku mõtlemise viisi puhul see suhtumine keskaegsetesse töödes. Ja seetõttu on tõesti väga tore, et seda peeti väga oluliseks väärtuseks ja teda eksponeeriti Antoniuse kabelis, kus me praegu siis saame vaadata surmatantsumaali. Nii et ta oli ikkagi oluline juba ka 19. sajandi lõpu Niguliste koguduse liikmetele. Jällegi võiks öelda, et kunstiajalooliselt ta on kindlasti maailma tipp. Me võime selle teose puhul kindlasti väita, et see on üks Põhjamaade kõige paremini säilinud ja tervikuna säilinud keskaegseid kappaltareid.